Me siis istume, jah? Ma olen nagu vanem inimene ka juba. Nii, ma panin selle raamatu kohe siia laua peale. Brett, kas sa tead, mis tähtis päev homme on? Ma pean ütlema ausalt, et ma vist ei tea, mis tähtis päev homme on. 29. oktoober. Kui sa vaatad minu peale, siis mis on esimene asi, mis sul minuga seoses meenub? Psoriaas. Täpselt, homme on rahvusvaheline psoriaasipäev. Kas siin on inimesi, kes ei tea, mis asi on psoriaas? Tõstke käsi üles. Üks siin on. Brett, mis asi on psoriaas? Psoriaas on selline krooniline süsteemne haigus. Ütleme, kui kunagi mõeldi sellest kui eelkõige nahahaiguses, siis tänapäeval me teame, et see ei haara mitte ainult nahka, vaid ka väga paljudel juhtudel haarab liigeseid, küüsi, aga ka ütleme, psühholoogiliselt mõjutab inimesi, sellepärast et kahjuks, kuigi ütleme, infot on oluliselt rohkem, kui seda oli ütleme 10, 20 või 30 aastat tagasi, siis ma pean ausalt ütlema, et väga paljudel juhtudel inimesed ei tea, mis haigus on psoriaas ja kui ma üleüldiselt või üleüldistatult nahahaigustest räägiksin, siis mis on meie haiguse sihuke võlu ja valu on see, et me näeme seda haigust ja kui inimesed peavad oma kehasid katma, sellepärast et nad ei taha neid piinlikke küsimusi, et mis sul on või et inimesed ei julge teist inimest puudutada, sellepärast et on selline stigma, et arvatakse, et absoluutselt kõik nahahaigused on nakkavad. Vahemärkusena võin ära öelda, et väga vähesed nahahaigused on tegelikult nakkavad, enamik on ikkagi ainult patsiendipõhised. Et siis jah, et psoriaas mõjutab inimesi väga oluliselt ka psühholoogiliselt. Kui me räägime kliinilisest pildist, siis tegelikult klassikaline pilt on siis sellised hästi teravalt piirdunud, pumetavad, ketendavad, infiltreeritud sellised paksud naastud. Õnneks ütleme viimase 15 aastaga me selliseid haigeid näeme järjest ja järjest vähem tänu bioloogilisele ravile. Et ma just täna rääkisin meie eriala esimese aasta residendiga ja siis ta ütleski, et nende ütleme probleem on see, et nemad enam väga raskeid psoriaasihaigeid oma igapäevapraktikas ei näe. Kui mina residentuuri kunagi alustasin, siis tüüpiline oli see, et meil oli statsionaarses osakonnas äärmiselt palju raskeid just psoriaasihaigeid. Nii et tänu meditsiini arengule me suudame pakkuda oma patsientidele lihtsalt suurepäraseid ravivõimalusi. Kui palju protsentides sa tood, kui palju maailmas üldse inimestel psoriaasi on? See on väga hea küsimus, et see ütleme uuringutega hästi nagu varieerub, selline ütleme 1 kuni isegi 3%, see on ütleme seinast seina, aga õnneks tõesti selliseid raskeid psoriaasikuid me näeme ikkagi tänapäeval järjest vähem. Kuidas üldse psoriaasi ravida saab, et kui tuleks näiteks ma siin oma terviseandmeid avaldan kõigile, see ei ole muidugi väga selline julge samm tavaliselt, aga ma julgen siin kõigile seda öelda, et see on ka meid siis kokku viinud. Ka doktor Konno, kes siin on, kes alustas üldse minu ravimist psoriaasiga, oli kuskil siin. Ja siis küsivad inimesed minu käest, et kuule, mul on vist ka psoriaas. Kuidas inimene saab aru, et tal on psoriaas ja kuidas te siis alustate seda kõike üldse selle inimese ravimist? No klassikaline psoriaasi väljendus on ikkagi see, et siis küünarnukkidel, põlvedel on sellised, nagu ma ütlesin, teravalt piirdunud lööbelised muutused, et kui tüüpiliselt inimestel võivad olla küünarnuki piirkond, võib olla veidikene selline ketendav ja kuiv, siis psoriaatikutel on ta selline, et ta on punetav, ta lõheneb mõnikord ja ütleme tavalisele kreemitamisele ta ei allu. Nüüd, kui tõesti on tegemist äärmiselt klassikalise leiuga, siis tõesti me võime ka panna selle diagnoosi, ütleme, kliinilise pildi alusel, ehk siis me ei teegi mingisuguseid lisauuringuid selle jaoks. Aga ma pean ütlema, see on minu isiklik praktika ja seda kindlasti absoluutselt kõik dermatoloogid ei peagi jälgima ja patsientidega see varieerub ka, aga ütleme, kuna minu jaoks ei ole vaata, see on diagnoos, mis jääb patsiendile kogu eluks. See ei ole lihtsalt, et see lööve on psoriaas, see lööve on psoriaas.
siis ma ikkagi armastan kinnitada seda diagnoosi histoloogiaga, ehk siis me võtame sealt pisikese nahatüki ja meil on see, ütleme diagnoos kindel. Aga nagu ma ütlesin, teatud juhtudel, kus on äärmiselt nagu laialdaselt väljendunud ja äärmiselt klassikaline, siis seda teha vaja ei ole. Kui me nüüd läheme edasi ravile, siis ütleme nagu paljude haiguste puhul me alustame ikkagi lokaalsetest ravidest ehk siis pealemääritavatest ravidest. Psoriaasi puhul kindlasti valik ravimiteks on lokaalsed kortikosteroidid ehk siis sellised naha immuunsust maha võtvad. Sa kirjutad psoriaasist oma raamatus ka nii keeruliselt, kui sa praegu räägid või? Ei, seal ma enda arust tegelikult kasutan suhteliselt lihtsaid lauseid, aga no see käis niimoodi, et kõigepealt võtsid päikest, et äkki aitab naha, siis panin natuke kreemi, siis tilgutasin, siis pidin veel mingi aparaadi alla minna, siis sain ühe süsti, siis sain teise, siis kolmandas, siis ma süstin ennast. Et hästi lihtsalt rääkida siin sellele publikule. See on bioloogiline ravi. Ideaalses maailmas jah, tõesti tahaks niimoodi, et ütleme, kui me psoriaasi diagnoosime, siis võiks ideaalis alustada kohe teatud ravimitega, ehk siis võtta need sellised psoriaasi mälurakud maha, aga päeva lõpus me elame ikkagi piiratud ressursside tingimustes, nii et tänapäeval ikkagi selleks, et üks inimene jõuaks selle bioloogilise ravini, ehk siis süstideni, selle jaoks esiteks tal peab olema raske psoriaas, nii visuaalselt kui siis ka see, et tal, ütleme, see emotsionaalselt mõjutab teda ja ta peab olema ennem ravinud, ütleme siis, kas valgusraviga, ehk siis tüüpiliselt me kasutame UVB-ravi või siis mõne tablettravimiga või kui need ei sobi, siis me saame alustada juba bioloogilise ravi. See nüüd oli kõik sellele ühele naisterahvale, kes käsi siin käed püsti tõstis ja ütles, et ei tea, mis asi on psoriaas. Aga psoriaasist saab sinu raamatus lugeda naha tervise ABC. Kas tead linnas anekdoote, mis sinu kohta räägitakse? Kuidas ära tunda doktor Brett Kaldvee patsiendid? Nad on kõik valget värvi. Seda ma just rääkisin oma sotsiaalmeedias ka, et meil oli eelmine aasta suvel oli ühe laserikoolitus ja siis üks välismaine kolleeg ütles ka, et issand jumal, et mis teie patsientidega lahti on, et nad on kõik nii valged, et meie patsiendid küll nii hästi sõna ei kuula, nii et ühesõnaga, et see, et kogu aeg rääkida nendel teemadel, et ma arvan jah, et Eesti patsient või üleüldse naine on oma naha hoidmise osas kindlasti väga palju tublim ja targem võib-olla kui keskmine ameeriklane. Meid esialgu viis kokku siis psoriaas, teine samm oli ju päike, et mina olen vähemalt 4 aastat päikest näinud. Aga räägime sinu raamatust, naha tervise ABC. Brett, mida inimesed kõige enam mõistavad naha kohta valesti? Et mida nad on mõelnud, et ma ei räägi nüüd päris kohe alguses sellest, et hapukoor paneb peale, kui sa oled päikesepõletuse saanud ja kõik sellised lood, aga sul nii palju neid patsiente, nimetad sa ju neid patsiente, kes kliendid nad ei ole? Ei, minul on ainult, ma olen ikkagi arst ja samamoodi meie kliinikus, et meil on absoluutselt kõik on patsiendid, et me tegeleme patsientide raviga, olgu see siis nahahaigustega või siis esteetilises meditsiinis me nagu lähtume oma meil on ainult patsiendid, meil ei ole ühtegi klienti. Sest me tegeleme meditsiiniga. Aga mida inimesed teevad valesti oma nahaga, mis see arusaam on, et mis sul tundub, et nad tulevad iga kord mingi looga ja räägivad, et vaata, ma olen eluaeg teadnud seda, et kui ma ärkan hommikut üles, panen munavalget näkku, võt, siis ma terve elu olen. No see oli rumal näide, aga... Ei ole üldse. Võib-olla, kuna ütleme, me tegeleme hästi palju akne ja rosaatse patsientidega, siis mida ma näen on see, mida ma olen hästi palju rääkinud ka, on see, et sotsiaalmeedia surub meid väga palju ütleme, erinevaid nahahooldustooteid kasutama, et ütleme, et sa ei saa endale ilusat nahka, kui sa vähemasti õhtul ei tea, ei ole tund aega peegli ees, ei pane 5 erinevat kreemi ja seerumit endale peale. Et ma olen siin täna päris palju kolleege ka ja ma arvan, et väga paljud neist nõustuvad minuga, kui nad ütlevad, et tegelikult naha puhul
vähem on parem. Et kui me paneme ikkagi sinna nahale väga palju neid tooteid peale, siis sagedasti selle asemel, et me saame endale veel parema naha, mida me näeme oma praktikas, on see, et inimesed saavad nahahaiguseid, mida neil varem ei olnud ja klassikaliselt on siis akne või perioraalne dermatiit, aga ka tegelikult rosaatia patsiendid on sellised väga pirtsaka nahaga patsiendid. Enamik asjad, mis sa neile peale paned, neile ei meeldi. Ehk siis tavapatsient, kes sinu juurde tuleb, on üldjuhul äärmiselt hoolitsetud nahaga, on seda üle teinud, on ennast kreemitanud, igal õhtul pesnud ja sa pead ta maha tõmbama ja ütlema, et ei käi nii asjad. Võib-olla isegi mitte seda, aga kindlasti jaa, et mida me ka oma kliinikus nagu üritame teha, on see, et me lihtsalt ei kirjuta ravimeid välja, vaid tegelikult ma arvan nahahaiguste ravis eelkõige, kui me räägime akne ravist, räägime perioraalse dermatiidi ravist või rosaatia ravist, sama oluline, kui on see ravimi kirjutamine. Ma ütleksin, et peaaegu sama oluline on ka see igapäevane nahahooldus, sellepärast et mis mure, mitte mure, tegelikult see on suurepärane, et meie apteekides on väga palju häid kreeme, aga kui neid valikuid on nii palju, siis tegelikult inimestel on äärmiselt raske seal nagu leida seda endale sobivat kreemi. Ja mõnes mõttes on, kuna mul endal on samamoodi rosaatsaga pidanud rinda pistma, et siis väga paljud näiteks minu enda soovitused oma patsientidele lähtuvadki sellest, mis minul on toiminud ja kindlasti ka mu kolleegid, kes on pidanud aknega võitlema aastaid ja aastaid, et me oskame oma patsientega, ütleme, personaalsemalt läbi selle nõustuda. Me alustasime seda vestlust sellega, et homme on rahvusvaheline psoriaasipäev. Mina olin 20. alguses, kui mina avastasin, et minu nahal on midagi teistmoodi kui teistel inimestel. Ehk siis ma ei olnud veel teadlik sellest psoriaasist ja läksin nahaarsti juurde. Ja doktor Kivimägi võttis mind vastu, istus laua ääres ja küsis minu käest, mis minu mure on. Ja ma näitasin talle oma küünarnukke ja ta ütles mulle, et ma pesen ennast liiga palju. Tõlgi mulle, mida see võib teie keeles tähendada? No ja selles osas, praegu mul endal on seda olukorda selles osas raske kommenteerida, kuna ma ise selles situatsioonis ei olnud ja eks ka nahahaigustel on ka ütleme iseloomulik see, et nad võivad ka oma haiguspilte ajas nagu muuta. Väga harvadel juhtudel, kui on tõesti kuiva nahaga tegemist, kui patsiendid tõesti käivad, ütleme, 2 korda päevas, 3 korda päevas duši all, võib-olla siis me kasutame seda lauset, aga jah, et võib-olla seda on mul raske praegust kommenteerida, aga see oli üks olulisemaid küsimusi, et meile me tänaseks on ette valmistatud ja ma saan teistele öelda, et ei ole olemas liiga palju vesemist. Ja ütleme nii, et see varieerub äärmiselt inimeseti, et kui suur on see rasvuproduktsioon, kui aktiivne ta on, et ma ütleksin ka, et sellist, ütleme, standardset, ütleme, et nii palju on palju ja nii vähe on vähe, et seda ei ole. Ma leidsin internetist ühe sellise lause, et nahk on justkui inimese peegel ja spetsialist saab sellest peegelpildist kõik aru. Mida sa loed inimese nahast välja? No muidugi need ilusad toredad naerukurrud ja see on, ma ei mõelnud seda, eks. Sa mõtled nahahaiguste puhul? No kui sa vaatad inimese peale, kas sa kohe tuvastad ära, mis selle inimese elustiil on, mida ta tavaliselt sööb liiga vähe või liiga palju, mida ta teeb liiga vähe, liiga palju? Seda võib-olla pigem mitte, et kindlasti ütleme, nahahaiguste puhul me ei saa väga, ütleme, inimesi sildistada, et sagedasti need on ikkagi inimestest endist mitte sõltuvad haigused, et samamoodi nagu osadel on diabeet, osadel on kõrgvererõhutõbi, siis osadel võib olla psoriaas. Et paljudel juhtudel on lihtsalt näiteks, kui me räägime uuesti, tuleme tagasi psoriaasi juurde, siis ongi, et see on geenipagas, mis meil on kaasa antud, osadel inimestel see avaldub
see haigus ja teistel inimestel mitte. Et noh, näiteks ongi psoriaasi puhul võib olla üheks selliseks avaldavaks ütleme hetkeks elus võib olla selline väga suur emotsionaalne läbielamine, et jah, seda ma võib-olla isegi ei oska öelda. Esteetilises meditsiinis küll, aga jah, et ütleme, kui on väga, ütleme, väljendunud silmalateraalsed kortsud, siis muidugi on inimene rõõmus, kui on miimilisi kortse palju, siis ta on emotsionaalne või siis ongi sagedasti, mis ma patsientidele ütlen ka, et näiteks kurjuse kortsu puhul, et nad ei pea nagu mõtlema, et nad on kurjad, vaid sagedasti see ongi nende inimeste sihuke mõtlik ja pinges nagu nägu, et kui nad keskenduvad, siis see nagu pinge kogunebki siia kulmude. Vaata mul otsa, mida sa praegu näed. Ja ma näen, sul on kõik väga hästi. Aitäh. Mida nahk mäletab? Me oleme sinuga varasemalt rääkinud nahamälust, et sa oled mulle öelnud midagi taolist, et minu nahk täna mäletab seda, mida ma tegin võib-olla 8-aastaselt aiamaal kapsaid kõplades. Eelkõige jah, selle all me mõtleme seda, et ta mäletab seda, eelkõige just seda UV kahjustust, mis ajaga on tekkinud, et kui patsiendid tulevad ja need näiteks häirivad näopiirkonnas või dekolteel või labakätel sellised teravalt piirdunud tumedamad pigmendilaigud, et nad küsivad, et millest see on tekkinud, siis noh, kõige tüüpilisemalt see põhjus on tegelikult ikkagi eluajal saadud UV-kiirgus. Nüüd sagedasti, mida nad ütlevad selle järgi on see, et aga ma ei ole viimased 5 aastat enam päikest võtnud. Aga tegelikult jah, nahk jätab meelde selle, mida me oleme teinud temaga tõesti 8-aastaselt, 15-aastaselt ja 20-aastaselt. Ja enamikel juhtudel siis see, ütleme, kõige suurem päikesekoormus tegelikult jääb meil sinna enne 20-ndaid ja ütleme varajastes 20-ndates on see päikesekoormus kõige suurem meil, siis me läheme tööle ja siis meil enam seda, ütleme, vaba elu nii palju ei ole, et rannas veeta. Kas tervislik päevitus on olemas? UV-kiirgusest saadud päevitus ei ole mitte kunagi tervislik. Nii et päikese all saadud või solaariumis saadud päevitus ei ole mitte kunagi tervislik. Millal sa viimati ise päevitasid? Ma arvan, ma päevitasin viimati, kui ma olin 21 või 22. Et ma olen praegu 36, et ma ei ole tõesti 14 aastat päikest võtnud. Aga enne seda ma olin reaalselt Saaremaa kõige pruunim. Me veetsime tunde Mändjala rannas. Mul on olnud selliseid nahapõletusi, millest mul on praegu piinlik rääkida, nii et kui ma mõtlen ühel asjal oma elus, mida ma tahaks teistmoodi teha, siis see on see, et ma ei käiks päevitamas ja ma käisin ka meeletult solaariumis ja ma saan aru sellest nagu mentaliteedist, et aga tahaks jumet saada, sest ma olen ise seal olnud. Aga tegelikult päeva lõpus on see, et kui sa selle otsuse teed, et ma rohkem enam ei päevita, tänapäeval on nii palju muid häid variante, kuidas natukene seda jumet saada, et jah, päevitamine ei ole vaja. Oma raamatus kirjutad sa ka päikesest, päevitamisest, sellest hoidumisest, kreemidest või ma mõtlesin seal praegu ise välja? Ei, ja räägin päris pikalt, et seal alguse peatükid on just nimelt UV-kiirgusele pühendatud. Rääkides raamatust, mingil hetkel sa pidid selle raamatu kirjutamisega alustama. Kas sul algas see raamatu kirjutamine nii, et sa mõtlesid kellegi konkreetse inimese peale, kes on olnud sinu patsient ja oled mõelnud, et kui sa peaksid kunagi raamatu kirjutama, siis temast see kõik algab? See on muide ChatGPT küsimus. Tegelikult, kui mulle pakuti seda võimalust see raamat kirjutada, siis mul anti väga vabad käed ja ma ise koos siis Reelikaga, kui me siis rääkisime, et missugune see raamat võiks olla, siis me suhteliselt kiiresti leidsime, et tegelikult ta võiks nagu haarata selliseid sagedasemaid nahahaigusi, mis meid läbi elu saadavad. Ja raamatut kirjutades ma mõtlesin, et võib-olla nagu kui lihtsalt seda kirjutada nii, et see on, ütleme, ainult seda haigust tutvustav ja mitte väga palju nagu lahendusi pakkuv, et siis võib-olla see on inimestel igav lugeda. Et mida ma olen üritanud teha, seda küll iga peatüki lõpus ei ole, aga sellised põhiliste nahahaiguste
sellised ABC tõed siis on sinna kirjutatud, et kui on lapsel mähkmedermatiit, mida ma võin koduste vahenditega ennem teha, kui ma arsti juurde lähen, millega ma oma last kindlasti ei kahjusta, aga millega võib see mähkmedermatiit paremaks minna. Raamat algabki sul ju põhimõtteliselt beebieast ja need kõik põhilisemad asjad, millega pöördutakse siis arsti juurde, et mis see täpp tähendab ja mis see punnikene siin on ja miks mul on nii ja miks mul on naa. Aga kas sul endal olla mõttes olnud see, et kui sa kirjutad raamatu välja või valmis, siis see on nagu päris elu ja see hakkab võistlema siis internetiga. Internetis on tänapäeval nii palju vastuseid ja kõik on see äärmiselt kättesaadav. Et kas ei tekkinud korra sellist tunnet, et keda see inimene nüüd usaldama hakkab, kas seda sinu raamatut või interneti? Selles suhtes ma pean ausalt ütlema, et väga ei, et ühelt poolt see on suurepärane, et me elame tänapäeva infoühiskonnas, kus meil on nii palju vabalt kättesaadavat infot, aga mis selle info külluse juures on, ma arvan, nagu jäänud puudulikuks, on see, et selekteerida seda usaldusväärset infot, et see raamat selles osas, seal on ikkagi kirjas need asjad, mis tänase teadmise juures on, ütleme, kõige parem teadmine või et õnneks on see, et meditsiin on pidevalt arengus ja võib juhtuda, et 20 aasta pärast on mingisugused asjad teistmoodi, aga siis me võib-olla saame juba uue raamatu kirjutada. Milline peatükk praegu kirjutatud raamatus sinu jaoks, sinu enda jaoks kõige südamelähedasem on, et mille kohta sa tunned, et see on täiesti sinu teema ja seda sa oled täitsa süvitsi uurinud, tahad teistele sellest rohkem rääkida ja millele sa pühendasid siis kõige enam aega? Ma arvan, et võib-olla ongi see UV kiirguse teema, sellepärast et kuna ma ise olen oma nahka nii palju rikkunud selle teemaga, see kindlasti ja akne ja rosaatsia, kuna need on minu nagu põhiline patsientuur ja kindlasti ka lõpus see esteetilise meditsiini ja lasermeditsiini osa, mida ma küll seal raamatus puudutan suhteliselt vähesel määral, aga oma igapäevatöös ma tegelikult väga palju tegelen, ütleme, energial põhinevate protseduuridega. Kui kaua sa kirjutasid seda raamatut? Ma alustasin selle kirjutamisega ütleme, novembris ja ma, ütleme, käsikirja saatsin ära keskpaik, mai lõpp ja siis suvel, siis me veel vahetasime intensiivsemalt kirju, kus me siis viisime parandusi sisse. Kas sa õppisid ise ka midagi seda raamatut kirjutades? Kindlasti selles osas, et samamoodi, kuna ma teen hästi palju, ikkagi annan loenguid ka, siis praktiliselt mitte kunagi ma loengut andma niimoodi ei lähe, et ma võtan vana loengu ja siis ei valmista ette, et ma ikkagi vaatan sellised uuemad uuringud üle ja samamoodi ka selle raamatu osas, et ikkagi see eeldas seda, et ma vaatan ka, ütleme, viimased ravijuhised asjad üle, et ma milleski ei eksiks. Muidu viimasel ajal räägitakse väga palju selliseid teaduslikest sammudest, et mis sinu arvates viimase aja kõige suurem samm üldse on sinu erialal, et mida sa esile tooksid? No alguses me rääkisime natukene siin bioloogilisest ravimist, eks ole, millest räägitakse kui väga olulisest. Ma arvan, et tegelikult ikkagi üleüldiselt, kui me räägime nüüd sellisest raskest dermatoloogiast, nagu ongi psoriaasi ja atoopilise dermatiidi patsiendid, siis ma ikkagi, ütleme, tooksin välja sellise suure termini, nagu ongi need bioloogilised ravimid või väikesed molekulid. Ja just see, et kui me kunagi nagu alustasime, kui esimesed bioloogilised ravimid võtsid ikkagi suhteliselt suure osa sellest immuunsusest nagu alla, et seda psoriaasi naastu ravida, siis tänapäeval tänu, ütleme, järjest suurematele teadmistele need ravimid on läinud nii spetsiifiliseks, et me saame nagu tegelikult väga väikest osa immuunsusest mõjutades ikkagi väga olulisi nahahaigusi ravida. Et ma ütleksin ikkagi, ütleme, laias laastus ikkagi seesama bioloogiline ravi ja väikest molekulid. D-vitamiinist kirjutad ka raamatus. Mis seos on D-vitamiinil nahaga?
no põhiline mure, mis inimestel on päevitamisega, on see, et kui ma ei päevita, et siis ma ei saa ju ka D-vitamiini. Et selle mure jah, ma üritan seal raamatus vähemaks võtta, sellepärast et ideaalses maailmas jah, kui me kasutaksime päikesekaitsekreeme nii, nagu neid laborites testitud on, siis me tõesti tegelikult kätte. D-vitamiin on üks neid vitamiine, mida ma tõesti soovitan võtta. Sellepärast, et jällegi teatud juhtudel, kus on patsiendid hakanud siis meeletutes kogustes vitamiine võtma, siis on tekkinud sellest nahaprobleemid. Nii et tegelikult, kui me ka oma patsiente nõustame ja neil on mingisugused sõnu seletamatult lööbed tekkinud, siis väga sagedasti, mida me küsime, on just nimelt see vitamiinide tarbimine ja kui nad tarbivad erinevaid multivitamiine, siis me palume need ikkagi vähemasti mõneks ajaks pausile panna. Kohe on väga külmad ilmad ja väga paljudel inimestel on tekkinud huvise sellise him-offi vastu ehk jääauku hüppamisega. Et ma alati mõtlen, et mis need inimesed oma peas mõtlevad seda, kui nad sinna jääauku lähevad. Et kuidas sina arstina tunned seda, et mis see külm vesi üldse meie nahale teeb? Et see on populaarne ka niisama, et soovitatakse, et hommikul ärkad üles, mine kohe ole jääkülma duši all ja see on nii hea, see on sinu vaimule nii hea, sinu nahale hea. Et mis see sinu arvamus selles on? Võib-olla ma väga suurt nagu ütleme oma arvamust siin nagu selles osas välja ütleks nahale. Kui ei ole mingisuguseid nahahaigusi, siis see probleem ei tekita. Küll aga võib-olla kardioloogid arvavad sellest teistmoodi, et kuidas selline, ütleme, südamele just sellised nagu ägedad nagu või suured keskkonnavahetused muutuvad, et selle küsimuse ma võib-olla jätaksin hoopiski kardioloogile. Et nahk ei riidle pärast, kui käid külmas vees? Ja kui sa pärast paned niisutava kreemi peale, siis kindlasti. Kui tüütu. Aga nahale on mis asi kahjulikum või siis halvem, kas külm või siis kuum? Jällegi niimoodi võib-olla on keeruline öelda, ma arvan, et mõlema temperatuuri ekstreemsused, et nii väga külm kui ka väga kuum võivad siis erinevaid nahaprobleeme nagu tekitada. No kui kreemi peale ei pane, jah? Kuhu seda kreemi siis kõige rohkem peab panema, et oleks hästi kõik? Üleüldiselt ütleme niisutava kreemi puhul kannad, põlved. Et kui on üleüldiselt kuiv nahk, siis peaks ikkagi kreemitama kogu keha, et näiteks ongi, kui lastel on selline atoopiline dermatiit, siis tegelikult see kreemitamine ei peaks toimuma ainult seal lööbepiirkonnas, vaid tegelikult see kreemi kandmine peaks toimuma praktiliselt üle keha ja ütleme, atoopikud sagedasti on lapsed, küll aga on ka täiskasvanud, kes kannatavad selle nahahaiguse all. Kui me vanemaks saame, siis enamik meist ütleme, hakkavad kannatama kuiva naha käes, siis peaks samamoodi olema. Ja kuhu ma panen seda siis silmade ümber või? Aga kas meil sama kreemi panna igale poole või seda, mida ma panen kandade peale või siis silmade ümber panna? Üldiselt ei soovita ja kui on selline lõhenenud kandadega probleem, siis oleks... Tavaliselt kannad ei ole lõhenenud. Kui on paksenenud nahk, siis ma soovitaksin kõigepealt head ravipediküüri ja siis, et seda ravipediküüri tulemust hoida, siis kasutada sellist, ütleme, uurijat või mõnda muud kergelt koorivat preparaati siis sinna peale panna. Et jällegi apteegis on tänapäeval nii palju neid erineva kontsentratsiooniga uurijakreeme saadaval. Väga huvitav teema minu jaoks. Kas jällegi, et kui on inimesel ei ole mitte mingisuguseid nahaprobleeme, siis ma väga ei dikteeriks talle ette, mida ta tohib kasutada ja mida mitte. Kui aga patsiendil on sellised nahalööbed, nahk on kuivemapoolne või siis tal on näiteks mõned õietolmuallergia või midagi, et siis sellised looduslikud kreemid, mis on, ütleme, baseeruvad eeterlikel õlidel või siis on mingid taimeosised seal sees, siis tegelikult see looduslik kreem võib hoopiski seda nahaprobleemi ägestada. Aga jällegi, nagu ma ütlesin, et kui nahaprobleeme ei ole, siis inimene selle peale nagu väga palju mõtlema ei pea.
täna on väga populaarne tellida endale tooteid erinevatest ei tea kust kohast, eks ole. Ma ei oska isegi välja nimetada neid portaale, kust inimesed tellivad endale 50 sendi, 1 euro ja 50 sendi eest ilusaid kleite ja mantleid ja siis pärast sügelevad. Mis sellise olukorra tekitab? Seal on sagedasti siis erinevad kas kangavärvid või siis sellised, ütleme, konservandid, mida kasutatakse, et seda värvi hästi kirkana hoida või siis see, et ta transpordi ajal ei rikneks ära nendes niisketes konteinerites, et need on põhilised probleemid. Ja ütleme tõesti, nende odavate kangaste puhul kasutatakse väga paljudel juhtudel selliseid kemikaale, kui need värvilised pidžaamad või siis riided neile kohe selga panna, et võib-olla sihuke 1-2 korda need läbi pesta, et see sihuke suurem värvikiht tuleb sealt maha, et siis on ka väiksem tõenäosus, et see seda nahka ärritab. Kas see kõik on kuidagi riietel tähistatud ka, et sa ütlesid, et nad mingi säilitamiseks, et toidud, ma tean, ma vaatan seal, mis seal on need kirjas, et ja kui ma ostan riideid, siis ma näen, et ära pane pesukuivatisse ja 30-ga, kas seal on mingi märgis, mida ma peaksin teadma? Üldiselt on sellised Euroopa direktiivid välja töötatud erinevate tarkade inimeste poolt ja Euroopa kauplustes ja netipoodides, enamikes netipoodides müüdavad tooted peavad vastama nendele regulatsioonidele. Kui aga osta tooteid tõesti otse Hiinast, siis tegelikult see regulatsioon sealt vahelt kaob ära. Nii et sellisel juhul me tõesti 100% kindlad ei saa olla, et see, ütleme, nahale ohutu on. Aga üldiselt sellist märgistust ei ole, et mida ma peaksin otsima kuskilt ja kui ma leian, siis ma tean, et on kindla peale minek. Võib-olla mingid öko või mingid... No selles osas ja ütleme, riiete puhul väga ei ole, kui aga ütleme, tahta olla selline eriti nahasõbralik, siis tõesti sellised puuvillased, naturaalsed kangad, mis ei ole väga erksa värvilised, vaid ongi sellised loomulike värvidega, et siin ei ole sellised lisaaineid pandud. Allergiad on ka üks teema sul siin raamatus. Mis on Eestis kõige levinum allergia, mis inimesi vaevab? Võib-olla sellele küsimusele oskavad kõige paremini vastata allergoloogid, aga meie nahaarstidena kindlasti puutume kõige rohkem kokku kontaktallergilise dermatiidiga, kus siis nahaga kokku puutunud aine, kreem siis tekitab selliseid spetsiifilisi nahalööbeid. Et ma arvan, et see on see, millega meie kõige rohkem igapäevaselt rinda pistame. Kas talvel paistab päike minu peale ja ma peaksin ennast kaitsma millegagi? Kui sa mõtled selle päiksekaitsekreeme, siis ütleme nii, ideaalses maailmas, kui me tahame vältida naha vananemist, siis võiks kasutada UV-kaitset, eriti kui kontorilaud asetseb akna all. Kui naha vananemine muret ei tekita, siis kui UV-indeks on alla 3, siis tegelikult päikesekaitsekreemi kasutada ei ole vaja. Üks väga oluline teema viimasel ajal, millest kirjutavad erinevad ajalehed, ajakirjad, internetis on võimalus lugeda, on naisi puudutav menopaus. Ma vaatan, et siin on väga palju naisi, ma võin kasutada seda sõna. Et väga huvitav on teada ka seda, et tegelikult hakkab siis nahaga ka miskit muud muutuma, kui see menopausi aeg kätte jõuab. Et mis need märgid on, mida me võime siis oma nahaga näha? No mina ka vastasin 50, et ma pean ka teadma neid asju. No seal on kõige suurem muutus, mis tegelikult toimub, on see, et kuna naissuguhormoonid langevad, siis naissuguhormoonid on need, mis hoiavad ka meie dermat ehk siis päris nahka, ütleme, kollageeni, elastiini rikkana. Nüüd, kui see naissuguhormoon langeb, siis tegelikult ka kollageeni mass väheneb olulisel määral. Nii et see lause, et mõnikord naised ütlevad, et nad tunnevad, et nad on üleöö vananenud seal menopausi aegu, siis see konkreetselt võibki nii olla, sest menopausi esimesel aastal isegi 20–30% meie derma kollageeni mahust põhimõtteliselt kaob.
sa enne juba kuidagi vastasid sellele küsimusele, mida ma tahtsin ka natukene küsida, et mida sa noorele Bretile ütleksid, kui sa täna peaksid temaga saama rääkida, no ilmselt on see, et ära päevita nii palju, aga kui sa nüüd selle kõrvale jätaksid, siis millised 3-4 nippi sa annaksid inimestele, kes soovivad enda nahka säilitada, teda hoida, et see oleks see võimekuse piires, sest ilmselt geenid ka midagi, eks ole, mõjutavad. 100% geenid mõjutavad ka, aga ütleme, et kõige kättesaadavam, mis meil kõigil on tõesti see, ütleme, päikesekaitse kasutamine, aga see ei tähenda seda, et te kasutate päikesekaitset ja siis lähete randa 8 tunniks päevitama, et pigem üleüldiselt selline nahka hoidev elustiil, kindlasti suitsetamine ja veipimine, mida peaks vältima, sellepärast et suitsetamise osas on sellest tehtud ka uuringuid, veipimise osas meil nii palju veel neid uuringuid ei ole, aga ma ei usu, et veipimine kuidagi nahasõbralikum on kui suitsetamine. Et mõlemal juhul siis reguleeritakse üles nahas sellised ensüümid nagu maatriksi metalloproteaasid ja mida nad teevad, on see, et nad tegelikult lagundavad jällegi seda kollageeni. Nii et punkt 1 siis päikest vältida, punkt 2 suitsetamist ja veipimist vältida. Ja kolmandaks ma ütleksin, et hea unehügieen, sest ma arvan seda, et eriti tänapäeva maailmas, kus me oleme terved päevad suhtleme inimestega, siis ongi õhtul on selline kiusatus nagu hästi pikalt olla seal telefonis, et saada seda oma aega, siis ma arvan, et tegelikult see kvaliteetne uni on tegelikult kõige olulisem. Ma tahaks siinkohal ära lõpetada, aga tegelikult tahaks veel midagi küsida. Aga võib-olla ma ei saa ka kõiki asju ära küsida, sest et siin raamatu sees on ju väga palju vastuseid ja inimesed leiavad need ise. Üks asi, mis mulle silma jäi, oli üks internetivideo, võib-olla sa ise panid selle, võib-olla pani keegi sinu kolleegidest, et mul on nüüd tekkinud endal väga suur huvi igasuguste nahaasjade vastu ja siis ma uurin, oli see, mis tuli mulle täitsa üllatusena, mis on väga lihtne asi, mida inimesed peavad väidetavalt seda klippi vaadates teadma, on see, et kui sa oled autojuht autoruulis, pead sa kandma kindaid, sest et kui sa roolid kindaid aastaringselt, siis see päike mõjub su kätele väga halvasti. Mida see postitus tähendada võis? Jällegi, seal on küsimus siis UVA kiirguses, et kui me räägime UV kiirgusest, siis... Sa kujutad ette, et ma tulen rannast ja siis ma panen endale nahkkindad kätte, lähen autorooli, kui õues on 35 kraadi. See ongi väga kaval, on näiteks, mis minul on. Mul on kõige ebapraktilisem rool, mis on sametrool ja see on nagu naha, nagu minu jaoks on ta naha käe all ka ikkagi lihtsalt ebamugav, et see sunnib mulle kindlad kätte panema. Nii et jah, ütleme nii, ma ei saa öelda, et ma ise 100% alati kinnastega sõidan, aga mul on autokindad olemas, jah. Õhtul õppeb meil tavaliselt nägu vastu patja. Mis need padjapüürid olid, millega me pidime magama ja räägi sellest mütsist ka, meil on pähe panema. Padjapüürid võiksid olla need, millega me ennast hästi tunneme, aga kui on tõesti probleeme juustega või on probleeme aknega, siis ma väga soovitan kasutada unemütsi. Kus neid osta saab? Unemütsi tegelikult on saada erinevates netikaubamajades. Doktor Brett Kaldvee siis saab sul seal receptionist osta. Selliseid ei ole teinud, aga tegelikult kuna meil on tõesti ülipalju aknepatsiente, siis me tegelikult oma kliinikus oleme need jah sisse ostnud, et patsiendid saaksid need vajadusel kaasa osta, et eriti sellised patsiendid, kes kasutavad väga palju õlisid, maske, seerumeid oma juustes, sest et teatud juhtudel see akne võib ägeneda hoopiski juuksehooldustoodetest. Nii et see on üks asi, mida me saame ravida, sest muidu vastasel juhul on see, et me kasutame neid akneravimeid, aga kui on mingisugune ärritav faktor, mis hoiab seda probleemi üleval, siis ja me sellega ei tegele, siis me ei saa ka seda akneravi tulemust nii head. Siin sinu raamatus on väga palju tõstatatud küsimusi ja väga palju vastuseid ka. Raamatut on võimalus täna siin hankida ja küsida pärast ka pühendust. Kas tekkis selle vestluse jooksul inimestel ka mõningaid küsimusi küsida, et ma tulen teie juurde,
ja saate selle küsimuse esitada, sest ega ma kõige taibukam küsija ei ole, sest ma ei tahtnud väga spetsiifiliseks ka minna, muidu oleks liiga tark välja paistnud ja siis tekib olukord jälle, mis sa küsid, kui sa niikuinii tead neid asju. Et kas siin on keegi, tõstke käsi üles, ma tulen teie juurde, saab küsida. Brigitte. Kas võltspäevitus on hea alternatiiv tavapäevitusele? See on väga hea küsimus selles osas, et siis spreitannides või siis isepruunistavates toodetes kasutatakse sellist molekuli nagu dihüdroksüatsetoon. Ja mis on positiivne, on see, et on olnud ülipikalt turul, nii et me teame tegelikult tema selliseid nõrgemaid külgi ja tugevamaid külgi ja siiamaani tegelikult see ei ole näidanud, et ta nahale ja organismile midagi halba teeks. Nii et praegusel hetkel me võime öelda ja kui see peaks muutuma, siis ma kindlasti võtan oma sõnad tagasi ja teen selle kohase video, aga praegusel hetkel me saame öelda, et kui meil on valida, kas me tahame pruuniks saada päikesest või siis isepruunistavatest toodetest, siis kindlasti pigem isepruunistavad tooted. Kas on veel küsimusi, kelle juurde tulen? Siin on keegi käsi püsti. Tere, Brett. Tere. Mul on mitu küsimust. Ma tulistan. Ma tahaksin saada veel kinnitust, lihtsalt nagu teada sinu arvamust. Mis sa arvad, kas akne tekitajaks võib, kas see sõltub nagu toitumisest ka, kui palju võib-olla millist toitu vältida? Ma selles mõttes vastust enam-vähem tean, aga ma lihtsalt huvitab sinu arvamust. Jällegi, et siiamaani tegelikult selliseid väga häid uuringuid, mis annaksid meile sellise ühese vastuse, siiamaani tegelikult ei ole. Et mina oma aknepatsientidel ütleme siis toidulauda väga oluliselt ei piira. Ma muidugi ütlen neile, et mida ma palun on tõesti see, et väga magusalt baseeritud jooke vähem juua, rämpstoitu vähem süüa või võimalused seda vältida. Et sellised üksikud madala kvaliteedilised uuringud, mis on näidanud, on see tõesti sellised toidud, mis on siis kõrge glükeemilise indeksiga, mis viivad meie veresuhkru kiiresti ülesse ja selline läänelik dieet ehk siis selline piimarohke dieet või siis see, et on just selline see madala rasvasisaldusega piimatooted, et see on nagu mingi seos justkui on leitud. Aga väga paljudel juhtudel, eriti tänapäeval me näeme, et akne on krooniline probleem ja ma arvan, et mu kolleegid nõustuvad sellega, et väga paljud need patsiendid on peaaegu et kõik need dieedid ära proovinud. Ja kas ma arvan seda, et kui nad toituvad nagu ideaalselt, et nende akne kaob ära? Ei. Et seal on ikkagi vaja sagedasti ravi juurde. Kui patsient ise saab midagi teha üleüldiselt oma enesetunde parandamiseks, et kui ta näeb, et on toitumises mingeid vajakajäämisi, siis see on üleüldiselt väga hea. Aga jah, ma ütleme nii, et ma natukene puudutan seda teemat kindlasti vastuvõtul, aga ma kindlasti ei pane inimesele seda halba tunnet, et tead, et su nägu on sellepärast selline, et sa sööd valesti, et tegelikult need inimesed ei saa sinna väga palju ise midagi teha. Võin kinnitada, et see vastab tõele, sest viisin oma 15 aastat Breti juurde, et Bret ütleks talle, et ta peab lõpetama kommide söömise. Bret ütles, see nägu ei ole sul selline kommide söömistest. Võiks, et vähem võiks süüa, kui tõesti nagu pakk läheb päevas, seda ma ei soovita. Seda sa ei täpsustanud. Siin on proual veel üks küsimus. Teine küsimus on mul see, et kas mulle ei tundu, et tänapäeval inimesed pigem hooldavad üle oma nahka, tehakse liiga palju invasiivseid protseduure, mis võib-olla ei vasta otseselt näidustustele, et äkki me võib-olla peaks natukene laskma meie naha mikrobioomil elada oma elu, et mitte liiga palju seda nahka hooldada, sest kas see psoriaas, atoopiline dermatiit ja muud sellised tõsisemad haigused ei või tulla esineda ka sellest, et nahka liiga palju õõrutakse, pestakse, kooritakse, kaitsta ja niisutatakse.
pigem jah, seda ma pigem ei näe, et näiteks kui me räägime tõesti sellistest kroonilistest nahahaigustest nagu psoriaas ja ütleme atoopiline dermatiit, et see oleks ülehooldusest põhjustatud. Nende haiguste puhul ikkagi on väga oluline just nimelt see geneetiline või genofond, millega me oleme sündinud. Et jah, küll aga tõesti teatud nahahaiguste puhul nagu akne, rosaatsia ja perioraalne dermatiit, seal on see ülehooldus väga suureks probleemiks. Me põgusalt juba rääkisime ka. Kas on veel küsimusi? Te olete praegu siin sellise võimalusega, et tasuta, kui keegi ei mäleta, siis projektile juurde ka järjekorrad. Praegu on võimalus need küsimused kiiresti ära küsida ja ta on nõus vastama ka. Kas tuleb mõni käsi? Tubli. Minul on olnud niisugused sõrmeotsa suurused laigud tulevad peale. Ja ühe korra ma nägin siis ära, kuidas ta oli, et kõigepealt tulid nagu mingisugused villid, siis need villid läksid katki ja siis hakkas nahk ketendama sealt ja ta seisis igatahes mitu nädalat või kaua aega võttis ennem, kui see laik nüüd ära kadus, see punane laik. Ja need on erinevate kohtade peal kehal on olnud. Nojah, seal on, ütleme niimoodi, on keeruline võib-olla öelda, et kõige olulisem on see, et pöörduda siis kas perearsti või nahaarsti poole, aga jah, sellised kõige tüüpilisemad nahahaigused, millega me näeme, sellised väikesed villikesi on kas impetigo või siis hoopiski numulaarne dermatiit, neid on muidugi veel. Et nende nahahaiguste puhul tegelikult üldiselt piisab sellisest heast lokaalsest ravist, sagedasti on sinna juurde vaja mõnda retseptiravimit, ütleme, ja kui me räägime sellistest rasketest villilistest haigustest, siis juba on ikkagi ainult dermatoloog, kes aidata saab, aga need on juba nii tõsised haigused, et sellisel juhul juba suure tõenäosusega oleksite juba pöördunud nahaarsti juurde. Ma ei mäleta, kas ma olen sellega aktides käinud. Aga mul on jalad ja küüned olnud ka. Nii et mina saunas ma veel käin, aga nüüd ütleme ujulasse, sinna mina minna ei julge. Miks ma lähen sinna levitama veel? Seal ma soovitaksin seda, et kindlasti pöörduda perearsti poole või siis dermatoloogi poole ja siis lihtsalt võtta sealt vajalikud analüüsid ja siis juba arst saab ordineerida selle ravi ja paljudel juhtudel tegelikult selle adekvaatse raviga võib saada sellised tulemused, et ei pea enam selle pärast muretsema. No aitäh kõige eest, mis sa oled Eesti inimeste jaoks teinud. See on suur asi, ma usun, et kõik nõustuvad. Et tahtsin küsida, et mis on siis järgmine raamat? Või mis sa arvad, et mis on puudu Eesti raamaturiiulitelt? See on väga hea küsimus. Ma arvan, et Eestis on tegelikult väga palju häid raamatuid kogu aeg avaldatakse. Võib-olla, mis ma esimese asjana, ütleme, meditsiinivaldkonnas mõtleksin, oleks, kuna üks konto, mis mul Instagramis väga meeldib, on doktor Estelle Milleri konto, lisaks muidugi Saara kontole, aga et võib-olla ongi lihtsalt selline hea suutervise raamat selles osas, et me võib-olla ei mõtle nendele väikestele asjadele, aga kui nad on seal raamatus kirjas kompaktselt, siis võib-olla see oleks üks raamat, millele võiks mõelda, sest see suutervis on see, mis saadab meid tõesti meie esimestest elupäevadest kuni elupäevade lõpuni ja ka teatud nahahaiguste puhul me peame ikkagi ka seda suutervist ja suuõõnt alati kontrollima. Viimane võimalus, üks küsimus veel, on kellelgi? Sina ei saa 2 korda. No aga siis ütlen aitäh sulle ja millal sa mu huulisüstid? See on hea küsimus, siis kui ma näen, et oleks
vajadus, meil ei ole. aga 4 aastat ma olen öelnud, et äkki süstiks mind. no vaatame, võib-olla ootame aasta veel. ja see on ka üks põhjus, miks ma väga armastan sind, sest sa ei tee minuga mitte midagi, mida mina valesti oskan tahta ja sa ütled mulle alati, peame hoogu, mitte midagi ei ole vaja. loeme siit raamatust nüüd, mis on olulised asjad ja saame natukene targemaks. aitäh sulle ja siis, kes soovib, palun, siin on raamat olemas ja saab ühenduse täna sisse lasta, ilusasti kirjutada, Petiga saab pilti ka teha ja jälgige siis teda Instagramis, kui ei saa tema sinna juurde pikad järjekorrad on mõni. aga ärge teda siis ka üle tüüdake. aitäh! aitäh!